Tere kõigile! Eeldatavasti olen ma nüüd eetris. Loodan, et kuulete ja näete mind hästi. Mina olen Liis. Hariduselt ma arvan, et võib öelda, ma olen looduskaitse ja keskkonnakaitse tegelane. Ja miks nii on tore öelda, on see, et oma erialalt ma ei ole konkreetselt ühelegi spetsiifilisele valdkonnale keskendunud ja olengi õppinud keskkonnakorraldust ja loodusvarade kasutamist ja kaitset, mis ongi sellised üldised valdkonnad. Kui mind kutsuti siia täna rääkima, siis ma mõtlesin, et ikkagi tuleb rääkida asjast, mida ise kõige rohkem oskad ja tead ja milles on praktilist kogemust. Ja mõtlesingi rääkida looduskaitse valdkonnast. Ma hetkel töötan Keskkonnaametis maapõue peal, mis on siis pigem, mitte pigem, aga see ongi eluta looduse valdkond. Aga alustasin ma 2014. aastal siin looduskaitses, seega tegelesin elusloodusega. Ja looduse kaitses tuleb ka väga palju käia välitöödel. Ja võt nendest välitöödest ehk siis selle looduskaitse praktilisest poolest ma natukene tahaksingi rääkida. Ja mitte sellisest igavamast, kuivamast poolest, et kuidas asjad paberile saavad või üldse sellest bürokraatiast või siis seirete läbiviimise metoodikast, vaid täiesti iseenda kogemustest. Kuna ma ei ole looduskaitses väga kaua olnud, siis minu pagas väga suur ei ole. Aga selle võrra on emotsioonid võib-olla ehedamad olnud. Et kui siin on kuulamas looduskaitse gurusid, siis võib-olla targemaks siit ei saa, aga äratundmisrõõmu ehk on, ma loodan. Varem ma töötasin hoopis teistsuguses valdkonnas, kus looduses käimine oli pigem selline hobi ja lihtsalt värske õhu hingamine. Vaatasid küll looduses ringi, aga ütleme niimoodi, et kui käia seiret tegemas, kus sa pead hoopis teistsuguseid elemente tähele panema, siis saad aru alles, et nüüd ma olen käinud looduses nagu suure tähega. Näiteks olen ma käinud Tartu Ülikooli looduskaitse bioloogia töörühma korraldatud seiretes, metsised algud. Ja see oligi tegelikult minu esimene nendest 2016. aastal oligi selline suurem välitöö minu jaoks, millest jäid mulle võib-olla kõige ehedamad ja sellised sügavad mälestused. Ja sellest ma tahakski rääkida. See on selline natukene meelelahutuslikum, tugineb päriselu sündmustel, aga puhtalt minu vaatevinklist. Metsised-algute eesmärk on metsi süstemaatiliselt läbi käies leida üles võimalikult palju metsisekanu ja nende pesakondasid, et siis võrrelda neid asukohti metsise mängude suhtes. Metsise mängudele peetakse hoopis eraldiseisvalt seireid ja see on hoopis teine teema. Aga seda infot on vaja selleks, et siis leida ja fikseerida neid asurkondi ja näha, kuidas neil siis läheb ja kui edukad on pesitsused. Ja kui nad ei ole edukad, siis leida siis vihjeid ja põhjuseid, miks see nii võiks olla. Seire ise näeb välja selline, et igal inimesel on oma kindel ala, ütleme kvartal, ja selle peab ta läbi käima siksakis edasi-tagasi käies niimoodi, et iga käigu vahel on circa 1,5 meetrit. See on selleks, et sa käies vasakule paremale vaadates, lihtsustatult rääkides, siis märkaksid võimalikult palju märke, mis on
looduses. Eelkõige muidugi peab tähele panema metsisega seotud märke, aga ka teiste metsakanalistega, nagu teter ja laanepüü. Ja vot selline eesmärgipärane looduses liikumine, kus sa pead tähele panema detaile, ongi minu meelest selliste seirete võlu. Sa viibid esiteks looduses, mis sulle meeldib. Sa paned tähele detaile. Samas on selline mõnus rahu, sest et need seirepaigad on ikkagi inimasustusest kaugel. Tajud võib-olla isegi mõne linnu pilku oma kuklal, kes on väga uudishimulik ja jälitab sind, mis minuga on täitsa juhtunud. Ja üldse kuidagi selline õhkkond on mõnus, et sa teed seda üksinda, sul on oma kvartal, sa käid seda täitsa üksi läbi ja sa oled ainult sina ja floora ja fauna. Iseenesest seire näeb, ütleme siis esimene päev on selline, kus selgitatakse kõigile metoodikat, kuidas seire välja näeb, tuletatakse meelde, kes on metsis, milline välja näeb, mida võiks veel panna metsas tähele. Kindlasti hoida silmad lahti ka muude märkide osas. Kindlasti püüda näha ka teisi metsakanalisi. Siis antakse selliseid vihjeid näiteks, et metsis tõuseb lendu robinal, teder vurinal ja laanepüü lärmakalt. Hästi vahvad vihjed, mis täiesti 100% vastavad tõele. Et kui sa kuuled robinat, no reaalselt see on robina hääl, siis sa tead, et sealt läks lendu metsis. Paned oma linnukese kirja, et oli kuulda metsise lendutõusu. Lisaks näidatakse mustmiljon erinevat sulge, noorlinnu, vanemalinnu, lennusuled, igasugused muud suled. Ja et kui leiad maast, siis võib-olla saad ise juba teha järeldusi või siis pärast suures ringis arutada, milline loom, millises vanuses parasjagu siis ringi käis. Lisaks laotatakse siis laua peale topsikesi lindude ekstremendiga. Just, laud on täis topsikestes linnukakad. Miks seda on oluline teha, on see, et tegelikult seire juures on väljaheidete märkamine hästi oluline. Nende järgi saab linnu kohta hästi palju infot. Kas oli tõenäoliselt tegu isaslinnuga, emaslinnuga, millal ta võis seal viibida, sellepärast et näiteks metsise väljaheide talvel ja suvel on täiesti erinev, ka teistel loomadel. Mida ta sõi ja need märgid annavadki palju infot siis, kui sa lindu ennast näiteks ei kohta. See ongi tegelikult see, mis natukene nende seirete juures sellist teatud mõttes elavust tekitab, et pärast seirepäeva siis arutledes suure laua ümber oma topsikesi, olles nii õnnelik, et sa leidsid maast selle kaka, siis näitad oma topsi suure uhkusega, siis arutled, et vot, kes seal võis olla, et see on see köögipool, mida ma silmas pean, et mida ei varjata, ma olen isegi Maalhees artikleid sellest näinud, aga mis on sihuke, mida sa ei eelda, et sa sellise töö juures võib-olla pead tegema. Aga see on tegelikkuses sama tähtis kui linnusule leidmine näiteks või linnukorjuse leidmine, et need kõik annavad vihjeid metsa üldise koosluse kohta ja muidugi nende endite kohta. Ühel seirel tuleb mul meelde juhtus selline tore kogemus, et nägin põtra. Kõndisin edasi-tagasi oma seireruudus ja järsku
kuulen niisugust kerget sabinat, vaatan eemale, põder. Ta ei olnud väga lähedal, aga mitte ka nii kaugel ja mulle tundus, et ta oli mind juba päris tükk aega jälginud. Ta seisis täiesti rahulikult, mälus, suu käis ja lihtsalt vaatas tuima rahuga minu poole. Ma jäin rahulikuks. Ma päris põtra niimoodi ei ole näinud, küll kitsi metsas, aga jäin rahulikuks ja käisin oma seire lõpuni selle ühe käigu. Tagasi tulles põtra enam ei olnud. Ilmselt oli ta minu siiberdamist juba mõnda aega jälginud ja võib-olla kui ta märkas, et mina olin teda märganud, siis pidas vajalikuks eemale minna. Aga mulle meeldis see, et ta suhtus minusse rahulikult. Ta ei kartnud mind, võib-olla pidas natuke veidraks, aga ta ei põgenenud, lihtsalt läks rahulikult eemale. Mis veel mulle meelde tuleb just seoses eluliste elementidega, on see, et kindlasti tuleb tähele panna ka kiskelisi, sellepärast et metsis pesakondi tihti rüüstavad või mitte tihti rüüstavad, aga võivad rüüstada ka väiksemad kiskelised. Ja teatud mõttes rõõmus selle üle, et ma leidsin, olin ma, kui ma leidsin kähriku kemmergu. Tulles tagasi selle ekstrementide juurde. Kährik on selline loom, kes teeb oma hädad kõik ühte kohta. Sellest ka sõna kemmerg. Ka näiteks mäger teeb seda, aga mäger kaevab lohu, teeb oma hädad sinna ja siis vahetab kohta, aga kährik peab oma nõndanimetatud kemmergut siis pikemat aega. Ehk et sellise ekstremendi nagu leidmine on tõesti annab nagu väga palju infot. Kõik läheb seireandmetesse kirja ja sellest saab siis laialdasemaid järeldusi teha. Alati on ka väga intrigeeriv leida jälgi hundist, mida ka mina olen leidnud. Ja see oli sellise huvitava jadana, et kas see nüüd otseselt oli omavahel seotud, aga lihtsalt seda oli nagu põnev leida, et leidsin suuri korjuseid, jube väga vanu, ehk et seal oli nagu rohkem nagu luid, ehk et siis väga vanad korjused, kitsed tõenäoliselt, siis mõnda aega edasi liikudes, ikka räägime sellest samast metsise seirest, edasi liikudes siis oma sellel teel leidsin hundi väljaheiteid. Väga intrigeeriv. See ei pannud mind nagu pelgama, aga natukene elu üle pani küll järele mõtlema, et ma olen samas metsas, kust liiguvad läbi hundid. Kui ma oma selle seireruudu lõpetasin ja auto poole liikusin, siis tollel metsateel, mis oli selline laiem tee, kus sai liikuda ka suuremate masinatega. See oli niisugune avikas pinnas, aga kuna oli piisavalt kuiv, siis sellise savise pinna peale olid loomajäljed jäänud niimoodi hästi selgelt, et need oli hea eristada. Ja siis oli ilusti näha hundi karjajäljed. Ehk et ma leidsin 3 märki sellest, et seal metsas liiguvad hundid. Jälle minu jaoks väga suur töövõit ja väga palju infot jälle selle metsa kohta. Selliseid huvitavaid märke väljaheidetest olen ma leidnud ka oma igapäevatöös, mitte praeguses muidugi, aga tol ajal, kui ma looduskaitses töötasin, et üks minu töö ülesanne oli läbi käia Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid. Need on siis üksikud puud, rahnud, põõsad, sellised huvitavamad objektid, mis on siis üksikult kaitse alla võetud, mitte koosluses. See oli hästi-hästi huvitav aeg. Väga palju sai
näha Pärnu maakonda, seda esiteks. Teiseks looduses viibida, kuna Eesti mullestik on väga mitmekesine, siis ka loodus ja maastik muutub ühes metsatükas nagu väga kiiresti. Ja see tegi omakorda selle välitöö väga huvitavaks. Muidugi, kui sa liigud mööda sellist suht lagendikku ja siis sa pead minema läbi võsa, väga tiheda võsa ja siis satud järsku soisele alale, siis see soine ala võib-olla jah, ei ole väga meeldiv, aga samas see vaheldus on ikkagi, see on põnev. Tagasi tulla siis tolle välitöö juurde. Kui ma seal välitöödel käisin, siis ma olen tegelikult üsna halb orienteeruja. Kui ma välja lähen, ma võtan alati GPS-i, välja prinditud paberkaardi, mul on telefonis äpp ja ma vaatan alati, kus päike asub. Et midagi neist võiks kindlasti funktsioneerida, heal juhul 2 asja. Vaatamata sellele, et mul on nagu rikkalik pagas kaasas, siis ma suure tõenäosusega jõuan asjadeni alati suure ringiga. Ma ei tea, miks see nii on, aga minuga alati juhtub nii. Ka samas ma ei saa öelda, et ma nagu ära eksiksin. Ma lihtsalt jõuan igale poole, kas väikese ringiga või hoopis teist teed pidi, kui teised läheksid. Igal juhul ühel toredal suvepäeval käies jälle mööda metsi, et leida üksikobjekte, sattusin ma sellisesse inimasustusest kaugemale alale, kus oli vana külakoht näha, seal olid vundamendid, metsasalud vaheldusid selliste lagedamate aladega, kus oli väga kõrge hein, aga oli näha vanu õunapuid ja ilupõõsaid, mida kasvatati taluaedades. Ja maastik jällegi oli väga vahelduv. Ja jõudsin sellise lagedama ala pealt, kus eemal olid siis sellised varemed, natukene tihedamasse lepavõssa. Ma millegipärast mäletan, et seal kasvasid lepad. Kuna lepp kasvab sellisel savikamal pinnal ja seal tundus olevat nagu madalam, või nii ma mäletan, selline niiskem lohk, kus võib-olla aeg-ajalt on sellist pinnavett, et mitte selline liigveega koht. Ja vot selle lohu koha peal, kus kunagi oli siis ilmselt olnud vesi kogunenud, oli ka selline nagu savikam, niimoodi, et oli näha väga palju loomajälgi, üsna selgelt. Kiitsed, põder oli sealt läinud, rebasejäljed olid, mingid linnud, karu. Vot, ja sel hetkel ma mõtlesin, nii, karu, suur karujälg. See tundus mul tohutu suur, kuna ma varem ei ole niimoodi ehedalt karujälge näinud. Siis ma ei oska öelda, kas see oli täiskasvanu looma, emas ja isas, ma ei tea seda. No, eeldatavasti täiskasvanuga, kas emane või isane, ma tõesti ei tea, aga igal juhul oli ta võrreldes ka teiste loomajälgedega, minu enda jäljega võrreldes suur. Tol hetkel ma siis korra jõnksatasin, vaatasin ringi, aga jäin maru rahulikuks, jätkasin siis ettevaatlikult oma teekonda, GPS väriseva käe peal ja liikusin, kuni ühel hetkel ma siis sattusin suure aurava karu ekskremendi otsa. Ja ma ütlen, see reaalselt auras ehk et tol hetkel ma pean tunnistama, ma tundsin hetkeks ikka väga suurt reaalset hirmu
ja minus aktiveerus režiim põgene. Ma keerasin joonelt otsa ringi. Tõsi, nii palju ma ikka suutsin ennast nagu vaos hoida, et ma ei pistnud jooksu päris, vaid hakkasin lihtsalt väga sihikindlalt liikuma auto suunas. Ja teine hea uudis on see, et minus ühtlasi aktiveerus ka navigatsioonisüsteem, seega mul õnnestus täiesti ilma igasuguse kõrvalise abita, ilma et ma oleks oma GPS-i või kaarti vaadanud, jõuda täiesti otsejoones auto juurde. Ehk et režiimis põgene ilmselt ka minu navigatsioon töötab. Igal juhul jõudsin autoni, istusin autosse, hingasin sügavalt, mõtlesin, et ma vist pean ikkagi tagasi tulema teinekord kellegiga koos, no lihtsalt nii igaks juhuks. Oma objekti ma tol hetkel ei leidnudki, aga jah, hiljem tõsi, koos kolleegiga me leidsime kõik üles, mis vaja. Rääkisin ka uhkelt, kuidas ma olin peaaegu karu näinud. Jah, ega ma nägingi peaaegu karu, et ma päriselt ei näinud karu. Aga ütleme nii, et kuna see väljaheide oli just tehtud, siis see karu pidi seal olema. Ma ei kuulnud, et suurem loom oleks taaskord jooksnud või põgenenud nagu tolle põdraloo juures, aga ta pidi olema seal liikunud. Ma olen tagantjärgi mõelnud, et ma oleks ju võinud näha võsas ka jälge sellest liikumisest, et kui need noored võsud niimoodi kahele poole, karu on ju suur loom, koolduvad need hein või noored võsud. Aga tol hetkel ma muidugi ei jälginud ka nii hoolega, vaid keerasin otsa ringi ja liikusin tagasi, aga ma mõtlen, et see karu pidi mind nägema või vähemalt tajuma minu sealolekut, tundma mu lõhna. Ja see on võib-olla natukene selline romantiseeritud vaade asjale, aga mulle vähemalt meeldib mõelda, et tema tajus minu juuresolekul, aga ta ei näinud seda kui ohtu. Ja ta liikus rahulikult eemale, kui ta oli oma protseduuri lõpetanud. Seega selline huvitav lugu ja kõik need sellised peaaegu kohtumised eriliste loomadega on olnud läbi nende väljaheidete, mida on hästi veider öelda, aga samas see ongi osa sellest ka looduses viibimisest ja looduses elementide järgi järelduste tegemisest. Ma vaatan, et vist on natuke veel aeg, et üks seire, kus ma veel viibinud olen, kus tõesti sa lihtsalt käid uhkelt pea püsti läbi metsa, on ajuseire. See näeb välja selline, et metsaserva võtavad ajajad ennast rivvi ja hakkavad ühel ajal liikuma läbi metsa. Vahemaa kahe inimese vahel peab olema selline, et ma näen enda paremal ja enda vasakul olevat inimest, sest et me peame liikuma nagu ühe ketina ja nad ei tohi silmist kaduda, liiga ette minna või minust liiga taha jääda. Ja samas ma pean neid nägema ka siis, kui mets on natuke tihedam. Miks on vaja näha inimesi enda kõrval peale selle, et me peame liikuma ühtses tempos, on ka see, et loom, siis keda me ajame, ei tohiks joosta läbi keti ehk et siis meie poole ehk liikujate poole. Eesmärk on ajada nad metsast välja nii, et neid saaks üle lugeda inimesed, kes viibivad teisel pool metsa, siis sihi peal näiteks või tee peal. Ja nemad siis jah nemad ei jookse, nemad loevad neid loomi, kes metsast välja jooksevad. Tollel ajuloendusel, kus mina viibisin, tegelikult see tulemus oli suhteliselt lahja, ei olnud näha ei karu, ei põtra, ei metsiga,
aga minu jaoks oli see esimene selline kogemus ja mulle jällegi väga-väga meeldis. Ta on selline seire on hoopis teistsugune, kui olid metsise talgute seired, kuna eesmärk on lihtsalt nagu liikuda ja teha häält ja hirmutada looma. Ülla eesmärgi nimel. Et me ise seal ei peagi justkui ühtegi metsaelementi jälgima, aga samas see liikumine kui selline on jälle väga-väga tore olla selles keskkonnas ja sa pead minema mööda oma rada, ükskõik, kas seal on lomp tee peal või täiesti puhas soo või on seal suured kuusetüved, millest sa pead üle ja ringi ja alt läbi minema. Samal ajal pead sa kogu aeg hõikuma, sest kuidas sa ikka seda looma endast eemale nagu tõrjud või hirmutad. Sa pead tegema kõva häält, hüüdma, hõikama, karjuma ja kogu selle aja, mis sa liigud läbi metsa, ehk et ta on metsise seirega võrreldes palju-palju lihtsam tegevus ja väga palju teadmisi ei pea olema loodusest spetsiifiliselt. Aga see-eest on tegelikult füüsiliselt väga raske. Katsu sa ikka minna kilomeeter läbi soise ala ise samal ajal kogu aeg karjudes näiteks. Et võib-olla see kogemus ehedalt seal koha peal on nagu vahvam kui sellest kuulda. Aga tore on ikkagi ka see, et loomi ikka näeb, sellepärast et tookord, kui mina olin seires, siis jooksis ajajate poole, ütleme siis rekordarv kitsi, selles mõttes rekordarv, et pärast teadjamad, kes on juba vanad kalad selliste seirete läbiviimisel, ütlesid, et nad ei teagi, et nii palju oleks kitsi varem nagu ajajate poole jooksnud. Ja arvati, et võib-olla sellepärast, et need loomad, kes elavad seal metsades, on neid seireid, mida ühes ja samas kohas on mitmetel aastatel läbi viidud, juba selgeks saanud, et need, kes karjuvad nende poole, võib ka liikuda, nad ei kujuta endast ohtu. Ja kuna tookord meil jäi vahemaad ketilülide vahel, ehk et siis minu vasakul ja paremal olevate inimestega oli natukene pikem, kui oleks ideaalne olnud, siis tõesti kitsed jooksid tihtilugu nagu ketilülide vahelt ehk siis inimeste vahelt läbi. Ja reegel on see, et pead lugema endast paremalt poolt mööduvat looma. Ehk et ma nägin väga palju kitsi ühe korraga või ühe aja jooksul, ühe lühikese ajaperioodi jooksul, ütleme siis niimoodi. Seal väiksemaid loomi veel, aga jah, paraku seekord ei olnud suuremaid loomi, mis siis oli natukene seire tulemuse mõttes, millest oli kahju. Aga minule isiklikult emotsionaalselt väga-väga vahva kogemus. Need on siis kaks sellist, ühed esimesed kogemused mul nii-öelda päris looduskaitses seirete läbiviimisel, mida ma tahtsin teiega jagada. Nende köögipool minu emotsioonid. Võib-olla oli siin paar fakti, mida te ei teadnud, ma loodan, et siis oli natuke huvitavam. Ja ma lõppu ütleksin, tsiteeriksin ühte meie eluslooduse valdkonna guru Udo Timmi, kes metsise seirel ütles kuldsed sõnad, kui ta leidis hundi ekstremendi. Hunti ennast ei näinud, ainult tema väljaheited, ütles niimoodi, et ei saa öeldagi, et sittagi poleks näinud. Vabandust, ma natuke ropendasin, aga need olid kuldsed sõnad ehk et igal juhul oli tulemuslik seire. Nii et ma loodan, et kui te looduses liigute, panete rohkem tähele kõiki elemente, ei pelga ära ühtegi looduse märki. Ja jõudu teile ja liikuge ikka metsas. Minu poolt kõik.